Tähtpäevad on selleks, et inimesed, kellele need päevad on olulised, saaksid kokku tulla ja ühiselt vastavalt käituda sellele päevale. Me teame, et on olemas suuri tähtpäevi, on olemas väikseid tähtpäevi, on olemas vabatahtlik ja pealesunnitud. Riigikorra muutudes võib juhtuda, et püüne peal on samad isikud, kes räägivad vastupidist juttu sellele, mida nad rääkisid eelmise riigikorra ajal. Ent on ka uusi sõnavõtjaid, kellel on öelda midagi tähtsat. Midagi, mis näiliselt ei ülistagi selle päeva ilu ega kiida kiidetavaid. 100 aastat Eesti Vabariiki ja umbes 8000 aastat elutegevuse jälgi Saarel. Maarahva kalendri järgi on meie aastaarv 10 231, mis on selle kõrvalt 100 aastat, mille keskelt on pealegi võõrvõim suure tükki ära hammustamine. Aga ikkagi on. See on osake meie mõtlemisest, mis iseolemise mõttes ei ole veel tegelikult käinud läinudki. Saaremaal tuleb selle tähtsal päev, mis mandril palju suurim ja tähtsam näib, rääkida oma tähtsatest asjadest. Ja kõige tähtsam on siin jääda ausalt iseendaks, oma mõtete ja seisukohtade juurde, mitte lasta ennast ära rääkida, vaid mõelda oma peaga. Sest milleks see pea meil muidu on? Naised on toredad ja targad. Ja täna ma tahaksin rääkida ühe naise kirjapandust, mida Saaremaa koolides tuleks igas klassis üle rääkida täpselt nii, nagu korrata meie Eesti Vabariigi hümni. Petti Alver kirjutas eelmise vabariigi lõpuajal millegipärast ballaadi 2 saarast, milles oli nii palju sümboolset iseolemist, et teate, pähegi ei mahu. Ta kirjutas, kuidas kehtiva võimu tingimustel korraga 2 saarlast muistet ühte lõid. Üks neist oli suur ja tugev, kes kogu röövliväge juhtis, ja teine oli lihtne mees, kes süüa tegi ja meeste haavu vahtis. Kõik toimis. Kõik olid oma tegevusega rahul ja nõnda alati kaua, kuni parv neil valmiks, nagu kard läks heitluses ja ohus. Võib öelda, et see vägi vananes ja muutus nõrgaks. Nii näiteks see toimuvad ka praegu Eestis ja kogu Euroopa Liidus. Tulevad uued seadused. Eilne hea on täna kuritegu, mida tuleb hukka mõista. Siis aga lõksu langes salk ja saabus kurja elupank, neid surma mõistab kohus. Meie ajal asi muidugi nii hull ei ole, aga tihtipeale võtab siingi kohus. Õigus õigelt ja annab selle lihtsalt teisele. Ja nii võib ühise karistusele alla langeda või langetada terveid riike ja rahvaid. Meenutagem suhkrutrahve ja muidki nuhtlusi. Aga kes julges võtta vastutuse? Seal kõlab jõugust juhi hääl. Ma üksi kannan veresüüd, las maksab minu ihu, kuid säästa teiste lihu. Lasi Petti Alver oma ballaadis hüüda juhi. Kas meil oleks täna keegi, kes ainuisikuliseks julges võtta millegi eest vastutust? Ja tagasi astuda, jalga lasta võib küll, kuid mitte julgelt tunnistada. Ballaadis läheb asi nüüd eriti hulluks, sest kohtunik annab võimaluse. Kui päät sul nõuab kibeviis, kas pääta ülem päästa siis ei võiks mõnd mehepoega? Kõik mehed riistugu teel ja kellest mööda joosta veel sa pärast nuhtust jõuad. Priid olgu, nagu nõuad. Eks selliseid absurdseid võimalusi pakutakse meile ka täna. Oska ainult ära tunda. Kõige maalähedasem on loomulikult see, et trahvi ei saa vaidlustada enne, kui see on makstud. Aga paljudel ei ole pärast maksmist enam võimalust ja julgust ja tahtmist selle teemaga tegeleda. Aga oma õigust ei tohi mitte kunagi jalga alla lasta trampida. Nii jõuab kätte jube viiv, maas verest mustaks värvunud liiv ja tardub hirmunud vägi. Ja hiigelmees tõuseb püsti. Ja kõmiseb ta raske samm ja nagu tuules murdub tamm, mis järgneb maruhoole, ta tormab meeste poole. Siin võiks seda kujundit tänases kontekstis lahti mõtestada, kui eestluse aate püsti jääb kõigi võõrvõimude keustel. Me oleme ikka ilma juhtideta. Ent ballaad jätkub. Hall saarlane on viimne reas ja kisa tõuseb meeste seas, et hirmus juht ei langes. Veel samm ja väeta mees on oma verevenna ees. Nüüd peaksid saama vabaks kõik. Ja teema oleks ammendatud nagu heas Hollywoodi filmis. Aga elus ei ole nii.
veel samm ja päätemees on oma verevenna ees, kuid sulane jääb rangeks ning hüüab. Ei, kui surret sa siis elada ei taha ka, su vana soldan mitte. Tal paneb jala ette. Nüüd on vabastatud röövlivägi läinud kõike. Nii kõikumatut usku, vankumatut tahet, kui tõelist ruudust selle kandjale. Nüüd võivad nad minna ja iseseisvalt elada. Nüüd olid nad tõeliselt pühitsetud ja neil oli oma tähtpäev, mida mäletada. Just selline tähtpäev peaks olema meil täna. Igavene magusvalu haav hinges, mille kraapis sinna manifest kõikidele Eestimaa rahvastele. Aidakem igaüks sellele enda jaoks mõtte leida ja löögem ühte. Koos oleme tugevad ja meil on suur töö ära teha. Jau neile, kes seda tões ja vaimus teevad. Ma tänan teid südamest ja soovin teile kõigile ilusat vabalt aastat.